Tere tulemast kõigile ringbiomajanduse bakalaureuse õppekava infotundi. Tegemist on Eesti Maaülikooli ühe uuema bakalaureuse õppekavaga. Tänases infotunnis on hea meel siis tutvustada seda õppekava lähemalt ja mina olen Katrin Kaldre, olen selle õppekava juht ja minuga koos täna on siin ka kaks tudengit. Üks õpib esimeses lennus ja teine teises lennus, Laura Sirm, kes on ka tuutor üliõpilastele ja Andris Lõiv on siis esimesel kursusel. Hea meelega siis vastavad ka pärast tekkinud küsimustele, et tudengid oskavad kõige paremini siin vastuseid anda ilmselt. Aga siis õppekavast lähemalt. Mis asi on ringbiomajandus, et Andris on õppinud ja oskab sellest kõige paremini rääkida. Et ma annan siis sõna Andrisele. Ringbiomajandus on siis, tere, ma olen Andris, et õpin esimese kursusel ja ringbiomajandus on siis, ta on niisugune uuem ja kitsam mõiste, et ta ühendab ringmajanduse ja biomajanduse ja põhimõtteliselt ongi idee selles, et kasutame bioloogilisi ressursse, olgu see siis puitu, põllumajandusjääke, toiduained, vetikaid ja nii edasi, et võimalikult targalt ja korduvalt. Et puidust saab kõrge väärtusega materjali, näiteks jääkides kemikaale, biogaasi, et püüame ikkagi kõik toitained loodusesse tagasi suunata. Siin on siis lineaarse majanduse mudel, mis sai siis populaarseks enam-vähem 20. sajandil, et lihtne skeem, et võtad, toodad, kasutad, viskad ära, et tihtipeale kõik asjad lõpetasid prügimäel, et nagu sihuke suur sorteerimine polnud moes ja selline masstootmine, odav energia, plastid ja sellised asjad. Siis kuskil 2000. algul sai ringmajandus palju populaarsemaks, kus sooviti prügi teket siis vähendada, võimalikult palju ikkagi, et kasutad midagi, proovid taaskasutada või taastada, töötad ümber ja vajadusel muundad ja siis lõpuks ikkagi uuesti tootlusesse. Ehk aina populaarsemad on ikkagi taaskasutatud tooted, mitte kohe esmasest toorainest. Ja nüüd siis ringbiomajandus, kus ta kombineerib neid kõiki, et ikkagi ringmajanduse põhimõte, aga sinna sisse tuleb just see biotooraine, et kus ma enne mainisingi siis, et saab erinevaid põllumajandusjääke, toiduained kasutada, vetikaid, et kõike saab kas väetisena kasutada või mingi mullaparandusmaterjalina või mingi substraadina, et see on niisugune ilus skeem ka välja toodud, kus näedki, kus see kõik toimub ringluses, et see ei tähenda kohe, et kõik biomass, mis tekib või niisugune biojääde, see kõik läheb 100% ringlusesse, aga mingis kindlas etapis me saame midagi kõrvale panna ja ära kasutada ikka kuskil mujal. Et põhimõte ongi siis selles, et me saaksime maksimaalselt ikkagi sellest ringlusest asjad kätte, et mitte miski ei lõpetaks ikkagi prügimäel. Nii, see oli väike sissejuhatus siis, mis on ringbiomajandus ja nüüd õppekavast räägib lähemalt Laura, kes on juba 2 aastat õppinud. Ja tere! Jah, meie õppekava siis on niimoodi üles ehitatud, et algselt õpime selgeks, mis on need bioressursid ja siis alles hakkame lähemalt vaatama, kuidas need tehnoloogiad ja millised tehnoloogiad meil üldse on olemas. Ja siis vaatame, väärtusahelad on siis rohkem 2. ja 3. kursuse teema ja siis mõned ained on ka juba esimesel kursusel, ehk siis neid vahepeal pistetakse sisse. Ja bioressursse siis esimesel kursusel rohkem keskendutakse siis põllumajandusele, metsandusele ja siis sinimajandusele ja siis hiljem hakkab seda tehnika ja arvestuse ja juhtimise poolt ka sisse tulema. Nii siis meil on kohustuslik moodul, mis on siis meile kõigile kohustuslik läbida. See sisaldab siis näiteks inglise keelt, maaettevõtluse alused, riskianalüüs ja töökeskkonnaohutus, sissejuhatus andmeteadusesse ja analüüsi, startup ettevõtlus ja siis uurimustöö alused. Et need on siis ained, mis on põhimõtteliselt iga semestri peale üsna võrdselt ära jaotatud, et igas semestris on üks üldmoodulaine, et on üsna võrdselt ja mugavalt ära jaotatud ja täitsa mõnusad ained on, et võiks nende kohta öelda. Ja siis meil on ka kohustuslikud erialamoodulid, mis on jaotatud 5. Ja siis
need on kuskil 20 EAP raames ja ka samuti üsna võrdselt jaotatud 3 aasta peale siis. Ja võib-olla kõige lähem siis ringbiomajanduse erialale on siis sissejuhatus ringbiomajandusse ja mille enamik ained on juba esimene aasta ära. Näiteks sissejuhatus ringbiomajandusse käisime erinevates ettevõtetes vaatamas üldse, mis võimalused meil on ja tutvusime erinevate ägedate töökoha võimaluste ja siis vaatasime kõik need ägedad huvitavad kohad üle. Ja siis geoinformaatika, keskkonnafüüsika, keskkonnakeemia, mullateadus on ka kohe kõik esimesel aastal ära, et siis saab selle ringbiomajanduse, saame sissejuhatatud kohe ringbiomajandusse ka. Siis teine moodul on keskkond ja kliima, et tekiks mingi hea arusaam, mis meid ümbritseb ja mis meil kliimaga toimub, näiteks siis keskkonnakaitse üldkursus, keskkonnamõjude hindamine, siis seal käivad need ESG teemad näiteks läbi, keskkonnaökoloogia, kliimamuutluse ja kestlik areng. Need on üsna esimese teise kursuse ained ja siis rahvusvaheline kliimapoliitika on alles 3. kursuse aine. Ja siis bioressursid. Bioressursside kohta võin öelda seda, et need on ka kõik esimese kursuse ained, näiteks sinimajandus, biomassi tootmine metsanduses ja põllumajanduses, mikrobioloogia, hästi huvitav. Saame vaadata erinevaid laboreid ja siis vaatasime ka, kuidas meie enda tegime ise ka katseid mikrobioloogias, et hästi huvitav. Ja siis veekasutus ringmajanduses on ka alles 3. kursuse aine. Ja siis meil on ka biomassi väärindamise tehnoloogiad ja vot siin läheb alles huvitavaks, et siin me hakkame alles rääkima, kuidas neid asju väärindada ja biorafineerida, kuidas toitu väärindada, mis on biokütused, kuidas hästi palju keemiat, aga hästi huvitav jällegi, et väga lihtsalt on selgeks tehtud, jäätmekäitlus ja siis taastuvenergeetika. Ja siis on ringbiomajanduse väärtusahelad ja siis need on rohkem sellised, et kuidas projekte kokku panna, kuidas investeeringuid teha, kuidas enda ettevõtet turundada, see on selline võib-olla ettevõtte poolne moodul, et kuidas siis oma ettevõttega ka või majanduspoolega hakkama saada. Nii, need õppeained, millest Laura rääkis, on kõigile siis kohustuslikud ja nüüd ma räägin mõne sõnaga valikainete moodulist. Et on kokku 5 valikainete moodulit, millest üliõpilane valib siis ühe õpingute jooksul ja need õppeained on jaotatud siis 2. ja 3. õppeaasta peale, et 2. õppeaasta alguseks tuleb see eriala valik ära teha ja siis juba süvendatult õpitakse 2. ja 3. õppeaastal, kas siis sinibiomajandust, metsandust, aga ma siin siis räägin, et lähemalt, mis need sinibiomajanduse mooduli õppeained on. Et 15 ainepunkti ulatuses tuleb neid läbida terve plokina, et mereteadus, kalade käitlemine ja turustamine, kalapüük, mikro- ja makrovetikate kasvatamine masskultuuris ja vesiviljeluse tehnoloogiad. Ehk siis õpitakse kõike, mida veekeskkonnas saab kasvatada. Siis teine valikuvõimalus on metsandus ringbiomajanduses, on kokku 16 EAP-d. Ja seal moodulis saad õppida siis lähemalt tundma metsamajandust. Seal on õppeained nagu sissejuhatus metsamajandusse ja puidutööstusesse, metsaökoloogia ja metsamajandamine, puidu mehaaniline töötlemine ja metsandusökonoomika. Aga kui sind huvitab hoopis taime- ja loomakasvatus, siis on võimalus valida põllumajanduse toit ringbiomajanduses moodul, ka 15 ainepunkti ja seal saab lähemalt õppida siis loomade heaolu ja kaitse kohta, loomade toitumise ja aineringete kohta, toiduainete pakendamist ja toiduainete töötlemisel tekkivate kõrvalsaaduste väärindamise võimalusi.
Ja kui sa oled hoopis huvitatud tehnikast, robootikast, siis on selline moodul loodud nagu tehnika, robootika, tehnotroonika ringbiomajanduses, ka 15 EAP-d ja on võimalus õppida materjaliõpetust, robootikat ja elektroonikaseadmete projekti. Ja 5. valikuvõimalus on arvestus ja juhtimine ringbiomajanduses, ehk siis kui sind huvitab rohkem finantspool ja ettevõtte juhtimine, siis on selline moodul kokku pandud, kus saad õppida arendusprojektide koostamist ja juhtimist, personalijuhtimist, raamatupidamist, bioloogilise vara arvestust ja hindamist, maksudest ülevaate ja siis ka juhtimisarvestust ringbiomajandusettevõttes. Et siis sellised valikuvõimalused on õppekavas olemas. Ja muidugi nagu kõikidel õppekavadel on jäetud ruumi ka vabaaineteks. Neid aineid saab võtta siis ükskõik milliseid ja ükskõik millisest Eesti ülikoolistki. Et 8 ainepunkti ulatuses siis tuleb seda teha 3 aasta vältel. Ja õppekaval on hästi suur rõhk praktikal. Et juba esimese õppeaasta järel minnakse nädalasele vaatluspraktikale ja erialapraktikat tuleb siis nii 2. kui 3. õppeaastal sooritada. Et need on ettevõttes tehtavad praktikad ja seal praktika käigus on võimalus ka siis koguda andmeid oma lõputöö jaoks. Et kuna õppekava lõpeb bakalaureuse töö koostamisega, siis on see väga soovitatav. Ja see bakalaureuse töö maht on siis 10 EAP-d. Et juba praegu meil üliõpilased praktikal käivad ja väga huvitav on. Nii. Aga õppekavas jah, et on suur rõhk praktilisel õppel, mitte ainult läbi eriala praktikal käimise, vaid ka õppeained on Maaülikoolis hästi praktilised. Et Laura ja Andris on siin läbinud erinevaid õppeaineid, võib-olla siis te kommenteerite neid pilte, mis praktikaga nendel piltidel tegemist on. Jah, esimesel pildil siis vasakul poolel on meie põllumajandus, põllumajandusaine, kus me siis vaatasime erinevaid teravilju ja seemneid. Siis keskmine pilt on, need on tubakataimed, me tegime katseid nendega ja kuna neid jäi üle, siis me saime need koju võtta ja siis kõik, oligi nagu meie kursus kasvatas enda tubakataimi. Ja siis kõige parempoolsem pilt on siis meie keemiapraksisest. Ja need on siis kõik pildid mikrobioloogia ainest. Kõik on erinevate bakterite proovid ja siis siin paremal pool on seened. Ja siis mõlemad pildid on meie loomakasvatusainest. Siis vasakul-poolsel pildil on meie enda veterinaariamaja muuseum, kus me vaatasime erinevaid loomaluid, loomakere ehitust, kõik tuli ka selgeks õppida ja siis siin paremal pool me õpime munaehitust ja vaatasime erinevad nii hane, pardi, vuti, munade erinevusi ja siis saime oma silmaga vaadata, et nende suurust, mis iganes erinevaid parameetreid. Nii, ja Maaülikoolis üldse on väga ülipalju laboreid, mis on nagu hästi äge vaadata erinevate ainete raames, siis siin me käisime siis vesiviljeluse katsebaas ja akvapoonika labor on seal parempoolsel pildil. Jah, ja siis all on minivähid. Vot siin me käisime ülemisel siis vasakpoolsel pildil, käisime vaatame siis meie enda kooli biogaasilaborit, et kuidas meie koolis siis biogaasiga katseid tehakse. Allpool on... See on toidutehnoloogia labor, kui ma eksi, kus meile anti ette vahukoor ja siis me pidime sellest ise võit tegema. Vaatasin, et ei ole minu kursus. Aga ja siis paremal pool meil tehti koolis etanooli
õunajääkidest, kui ma õigesti mäletan, ja siis me kõik saame proovida keset koolipäeva. Toimub nii mõndagi. Jah. Need laborite külastisi on hästi palju erinevates instituutides üle ülikooli. Ja minu meelest see alumine vasakpool on juba ettevõtte külastus, aga teised on tõesti laborikülastused meil. See on ka tegelikult all vasakul pool on Polli aiandusuuringute keskus, kus me käisime. Et see kuulub ka maaülikoolile, aga käime ka siis need üksused läbi. Vähegi, mis võimalik on, mis tegelevad siis bioressursside väärindamisega ja kõrvalsaaduste väärindamisega. Jah, Siin ja on nüüd on juba siis, ettevõtte... Räägi. siin on siis erinevad ettevõtted, mida me külastasime. Oli ka Vireen, mis tegeleb siis igasuguste ohtlike jäätmete kõrvaldamisega, loomajääkide kõrvaldamisega ja isegi vist oli, mis oligi tundlik info või selline dokumentide eemaldamisega isegi, et kõik info, mis ei tohi kuskile levima minna, et nemad tegelevad selle kõrvaldamisega. Ülemiste Citysse meie kursus jõudnud või minu teada mitte. E-piimas, käisime E-piimas, seal näidati meile, kuidas juustu tegemise protsess on, mis kõik üle jääb, see vadak ja kuidas nad oma pesuvett käitlevad, et tegelikult kõik on väga tänapäevased tehnoloogiad ja väga-väga huvitav on. Käisime ka veel Tartu veevärgis, et kuidas siis meie vett puhastatakse, mis üle jääb, mis selle jäägiga saaks peale hakata, mis need erinevad kriteeriumid on, mis need erinevad veeseadused on, mis Euroopa on kehtestanud või Eesti enda omad. Et üpriski keeruline ja huvitav ikkagi. Siis on veel mõned erinevad ettevõtted, mida me külastasime. Jah, et esimesel kursusel juba nii kui õppima tullakse, külastame me palju erineva valdkonna ettevõtteid, et tudengid näeksid siis kohe, kuidas erinevates valdkondades tegeletakse erinevate bioressurssidega ja nende väärindamise võimalustega ja kasutamisega. Üleüldse, et saaksid juba varakutsest erialast pildi ette ja huvi selle eriala vastu. Et siin on ka siis mõned pildid, kus me oleme käinud Vireenis ja E-piimas, kus on vajalik siis kaitsevarustus, et need ettevõtted üldse külastada ja siis on tore selliseid grupipilte teha. Ja siis Maaelu Teadmuskeskuses ka oleme käinud mitu aastat tudengitega. Et vaadata, millega seal siis asutust tegeleb ja Maaelu Teadmuskeskus ka pakub praktikakohti ettevõtetele ja lõputöö tegemise võimalusi, et väga põnev koostöö Eesti Maaülikooliga. Impact Day, Laura, kas sina olid seal Impact Day'l? Mina ei olnud. Ja et oli võimalus käia ka sellisel keskkonnafestivalil Tallinnas tudengitega paar aastat tagasi, et sellised üritused on ka väga harivad ja huvitavad üliõpilastele. Et vot selliseid hästi kirju, hästi tore praktiline eriala on meil, aga kui küsimusi tekib kindlasti, et mida edasi teha pärast lõpetamist, siis minu soovitus on alati edasi õppida, sest et bakalaureuse kraad tänapäeval üksinda ei kanna, aga meie ringbiomajanduse bakalaureuse õppekava on hästi laiapõhjaline ja on kokku pandud selliselt, et oleks võimalus minna edasi õppima väga paljudele magistriõppekavadele Maaülikoolis. Et näiteks võin tuua siin kalandusrakendusökoloogia, et kui sa oled valinud õppekaval sinibiomajanduse suuna või selle valikainete mooduli, siis see valmistab ette hakkama saama kalandusrakendusökoloogia magistriõppekaval. Ja näiteks kui valid põllumajanduse toit mooduli, siis põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine on väga soovituslik edasi minna. Metsanduse suuna huvilistele on olemas metsamajandus ja metsaökoloogia magistriõppekava ja loomakasvatust võib minna edasi õppima, kui loomad väga meeldivad.
ja kui toiduainete tehnoloogia meeldib, siis toiduteaduse tehnoloogia magistriõppekava on. Ja kui see majanduse pool huvi pakub, siis saab minna ka majandust edasi õppima magistrisse, majandusarvestus ja finantsjuhtimine. Või siis, kui meeldivad väga keskkonnaõppeained, siis saab ka keskkonnakorraldust ja poliitikat magistrisse edasi õppima minna. Aga mitte ainult Maaülikooli magistriõppekavad ei ole sobilikud, vaid erinevad teiste ülikoolide loodusteaduste baasil olevad õppekavad samamoodi nii Eestis siis kui välismaal, et ei pea ennast piirama ainult Eestiga muidugi, sest et need õppimisvõimalusi on mujal ka palju ja väga soovitatav. Aga kui oled selle eriala ära lõpetanud, mis need edasi töötamise võimalused siis on, et võib-olla jah, niisugused konkreetsed rohepöörde spetsialisti töökohti meil veel ei ole, aga kõiksugu keskkonnaspetsialisti töökohti on meil ju Eestis palju, et sellesama õppekava läbinuna on sul teadmised ka keskkonnast väga laiad. Aga igasugused rohepöörde spetsialisti ametikohti hakatakse tulevikus järjest juurde tegema. Nii riigi kui omavalitsuse rohepoliitikate elluviimiseks on neid vaja, et viia siis seda rohepööret ellu, millest räägitakse väga palju. Ja tuleb välja mõelda, kuidas neid bioressursse toota ja väärindada, et ka neid põllumajandus, metsandus ja kalandusettevõtetes järjest rohkem on nende teadmistega inimesi meil vaja, kes oskaksid nende ressurssidega midagi peale hakata. Ja muidugi innovatsiooni tuleb luua selles biomajanduse valdkonnas, ehk siis mõelda välja uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid, kuidas need biopõhised materjali ja neid kõrvalsaadusi siis ära väärindada. Ja väga palju suurettevõtteid peab juba praegu tegema oma ettevõtte kohta keskkonnamõju hindamist, et seda sama õpitakse ka siis siin meie bakalaureuse õppekaval, kuidas seda teha, et on võimalus minna siis ettevõtetesse tööle ka siis neid keskkonnamõju hindamise protsesse siis läbi viima. Ja muidugi igast kogukondlike ja regionaalsete arendusprojektide eestvedajaid, kes teevad koostööd siis kohalike omavalitsuste, MTÜ-de ja ettevõtetega, et neid spetsialiste on väga vaja. Ja igasuguste jätkusuutlike toodete ja teenuste arendajad siis samamoodi, et tuleb ise loov olla ja näha pilti laiemalt, et siis need töövõimalusi on väga palju ja muidugi alati saab ise ettevõtjaks hakata. Aga vastuvõtutingimustest siis, et sellest aastast lisaks siis eesti keele riigieksami matemaatika riigieksami tulemusele ja lõputunnistuse bioloogia hindele ja keemia hindele, et oleme viinud sisse ka siis motivatsioonitesti, et selle me viime läbi siis veebikeskkonnas ja pakume välja 2 erinevat aega selle jaoks, et vastuvõtukatse info on meil Eesti Maaülikooli kodulehel kõik kenasti olemas, aga seda testi saab siis valida, kuidas see endale sobib, kas 1. juulil või 6. juulil algusega kell 1, et see on siis Moodle'i keskkonnas, et kui olete need oma paberid sisse andnud, SAIS-i või avaldused esitanud, et siis saame saata testi lingi ka. Aga seda testi saab siis teha ainult 1 korra. Ja kui see pooleli jääb, siis teist korda enam sooritada ei saa. Et selle motivatsioonitestiga siis me selgitame välja üliõpilase huvi selle valdkonna vastu, jätkusuutliku elustiili vastu, need väärtuste ja hoiakute kohta ja ka siis varasemaid teadmisi, oskusi ja kogemusi. Ja mis siis tulevikuplaanid on, et tõesti mõtleksite välja selle, et kas see eriala teile sobib ja seda õppida soovite.
Nii, neid avaldusi saab siis juba tänasest esitada ja periood kestab 2. juulini kella 3-ni ja neid saab elektrooniliselt siis www.sais.ee sisse anda. Aga täpsemalt rohkem infot saate selle õppekava kohta siis lugeda Eesti Maaülikooli kodulehelt sisseastumise alt. Nii, ja lõpetuseks siia veel mõningaid pilte. Me ei tegele siin ainult õppimisega nii hullusti, et siiski jääb aega niisama koolivälisteks tegevusteks ka. Et võib-olla Laura ja Andres kommenteerivad neid pilte, mis siin mõned on või seda üliõpilaselu poolt. Jah, vasakul üleval käisime näiteks kursusega koos uisutamas talvel jõulude puhul ja siis all käisime edasi, läksime sööma. Ja siis siin on toreda Foxfesti, siis paremal pool on Foxfesti pildid, et kus oli meil selline äge orienteerumine kokku pandud ja siis õppisime üksteist tundma ja siis orienteerisime seal. Vasakul on maamess siis, kus nii mina kui ka üks teise kursuse tudeng Noora võtsime osa, siis tutvustasime meie eriala. Pilt, mis üleval keskel on siis, kui me käisime Meenikonna rabas nüüd möödunud maikuus. Veetsime siis mõlema kursuse koos aega. All paremal käisime õppekavajuhi juures aega veetmas, see oli just siis kohe peale seda rabakülastust, et oli väga-väga tore ja meeldiv nüüd aega veeta. Ja see all keskel pilt, mis seal on, Laura? See on ka Foxfesti pilt, kus te teete mingit ülesannet. Jah, et sellised ühistegevused ainult liidavad ja on hästi toredad, et ma näen, et tudengitel on alati sära silmis, et hästi vahva on meil siin, mulle tundub. Nii, aga nüüd oleme, jah, Laura? Jah, ma olen väga nõus sellega, et meil on väga tore. Hästi kokkuhoidvad kursused on ja inimesed on hästi sõbralikud ja toredad. Aga sellega me olemegi ringi peale teinud, ülevaate andnud, milles see õppekava seisneb ja et kuidas siia sisse saab astuda. Nii et me ootame kõiki, kellel vähegi huvi keskkonna jätkusuutlikud teemade vastu, et tulge aga meile õppima. Jah, aitäh, sellega me lõpetame. Tundub, et küsimusi ei ole meil siin täna, aga kui mingeid küsimusi siis tekib, saab alati Maaülikooli kirjutada ja me vastame hea meelega. Tšau! Tšau!